Tere kõigile muusikateooria huvilistele. Täna uurime ja puurime, kuidas me saaks C-nooti harmoniseerida erinevate moll 7 akordidega. Ja kui me oleme teinud põhjalikult uurimistööd, siis me avastame, et me saame C-nooti harmoniseerida järgnevate moll 7-tega. Mis annab meile tulemuseks, et nendest nootidest tekkivate moll 7 akordidega saame me C-nooti harmoniseerida soovi korral. Ehk siis jätame meelde, et kõigist toor- ja helilaadi astmetest tekkivate moll 7-tega saame harmoniseerida antud nooti. Et vaatame siis hetkeks põhjalikumalt. Kõigepealt C moll 7 ise. Siin ta on siis priim. Nüüd D moll 7-le on ta septim. Erinevad voicingud. Nüüd E bemoll on natuke triki koht, aga siin ta 13. Aga võime ka E bemoll minoorse sekstiga akordina teda käsitleda, seda C-d. Edasi F moll 7 on ta kvint, G moll 7 on ta 11. Me mäletame, et tavaline 11 ongi meil ainult moll 7 kontekstis võimalik. Peaaegu võib nii öelda. Siis A moll 7 terts ja B bemoll 7 on ta 9. Nii et me näeme järjest, et on 1 ehk 8. 8-st järgmine on 7, nüüd on septim, nüüd on 6, nüüd on 5, nüüd on 4 ehk 11, nüüd on 3 ja nüüd on 2 ehk 9.